peamine, miks me nüüd siis oma prognoose siiski alandame selle aasta 3,0-lt 1,7-le või õieti ainus tõsiselt võetav tegur on just nimelt Euroopa majandus ja sugugi mitte lihtsalt eurotsooni majandus, vaid võib-olla, et rohkem peaks rõhutama, et kogu Euroopa majandus jalgas näiteks Rootsi oma, kus mõni prognoosija juba pakkus siin äsja, Nordea pakkus Rootsile majanduslangust. Aga miks sellest rääkida, et tegu on selgelt meie ekspordipartneritega ja see, kus siis seniste prognoosidega võrreldes olukord on halvenenud, on just nimelt eksport. Ekspordinumbrid on mõneti selle aasta kohta võib öelda, et stagneerumas. Küll aga on kosumas sisenõudlus, sealhulgas nii investeeringud kui tarbimine. Ja veel see 1,7 tuleb selles kontekstis ikkagi hinnata, et kui paari aasta võrrelda, siis meil on ju selja taga ootustest tunduvalt kiirem kasv, ehk siis ka parem seis. Me oleme läbi elanud väga kiire tööhõive kasvu ja tööpuuduse languse ja see protsess ei saa sellises tempos kindlasti jätkuda, kui väliskeskkond nii järsult pessimistlikuks on muutunud. Ja me võime siis üldjoontes öelda, et selle aasta jooksul need head või positiivsed tendentsid siiski jätkuvad, et tööhõive on tasapisi suurenemas ja tööpuudus langemas. Tööpuuduse kohta võib ka öelda, et väga selgelt on sellist mustrit näha, mis eelmisel paaril aastal, et märtsi lõpp juba registreeritud tööpuuduse koha pealt annab rõõmsamaid numbreid. Loodame, et see nii jääb.